kuidas sa saad mult nõuda seda? ei no aga samas, kui keegi üldse saab. Dave Grohl võib-olla. Ja tema ainus reaktsioon selle peale oli oma naist peksta. No fantastiline. Aga äris oli juba ette teatatud, et härra Samm, kes kusjuures, kui te soovite teada, elas siis tookord Klaasingi uulits number 13, et Sammi Kviitung olevat kaduma läinud ja seetõttu siis noorhärjale seda kultuuri välja ei antud. Tere armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja kas meil on, tähendab, kui te olete varem seda saadet kuulanud, siis te teate, et millest see on, aga kui te olete siin esimest korda, tere tulemast. Me räägime teile tõesti sündinud krimmi ja para jutte ja vahel on meil ka endal asju juhtunud ja minu meelest praegu, kui on täiesti pöörane aeg astroloogiliselt, siis nagu mu unenäod on täiesti haiged, aga meil tuleb vist unenägudest eraldi kuulajakirjade saade. Olen kursis, et Mari-Liisil on sellised plaanid. Väga hea, mulle meeldib see plaan. Ma mäletan, et ma nägin ka täna öösel midagi kummalist unes, aga ega ma siis ju ei kirjutanud üles ega midagi, kui ma üles ärkasin. Mina vist ikkagi voice isin, voice record isin, aga märkasin üles ühel hommikul siin, see oli veel Peika sünnipäeva hommik, esmaspäev. Maailma kõige suurema südamevaluga, sellepärast, et ma nägin unes, et Nathan Fillion, kes on mu teleabikaasa olnud nagu mingi 20 aastat, ütles, et nüüd ma pean Danieli maha jätma ja temaga abielluma ja meil nagu mingi, kuidas sa saad mult nõuda seda? ei no aga samas, kui keegi üldse saab. Dave Grohl võib-olla. Ei, Taylor Hawkins tegelikult, aga kuna Taylor Hawkinsi esiteks teda, kui tema tuleb nõudma, siis ta võib paralleelselt eksisteerida, aga ma sain juba oma Taylori, sellepärast, et Taylor Hawkinsi sünnipäev on täpselt samal päeval kui Danielil. Nii et see on siis nüüd Danieli sünnipäevasaade. Ja Taylor Hawkinsile ka siit lehvitused teise ilma, loodetavasti on seal tal kõva rock'n'roll. Selle saate alguses me teeme väikse shoutouti ka meie armsale Mari-Liisile, sellepärast, et lisaks sellele, et ta on meie kirja, ma ei taha öelda haljas, sest kõik vihkavad seda, aga ma ei saa öelda välja seda sõna, mis me omavahel kasutame. Ei saa ka seda mustlesk või siis, oota, mul oli mingi hea mõte just. Igal juhul, tema tegelikult, kui sul tuleb see mõte, siis ütle vahele. Jah. Et tema tegelikult pakub ka sellist teenust pigem just eriti Tartu kandis, Tartumaal, et kui te lähete kuhugi pikemale reisile, siis ta võib tulla teie juurde, teie loomi hoida, nendega väljas käia jalutamas, süüa anda ja seltsiks olla. Ja kui teil on just täpselt selline inimene elus puudu, siis te saate leida tema kontaktid nii, kohe ütlen teile, et minge siis Facebookis või Instagramis ja otsige sellist tegelast nagu Marimuri. Ka koduleht on siis marimuri.ee ja saate kasutada salasõna kikimoorid loomad, -20% saate siis tema teenustelt alla või siis kui lähenete Insta kaudu mari.muri.lemmikloomad, siis võite talle otse kirjutada ja öelda, et te tulite meie juurest ja siis saate ka soodsamalt. Et olete, me oleme need hullud. Jah, et me oleme need hullud. Aga kas sul midagi paranormaalset on juhtunud? Tere, naisi. Ja mul kadus eile hommikul paranormaalsel kombel hääl täiesti ära. Nüüd ma olen teda natukene juba tagasi saanud, aga kui ma täna vahepeal vait jään, siis ole hea ja täida tühja auku. Siis ma täidan eetrit. Pole hullu, minul on väike allergia atak taas nagu näha, aga löristame ja köhime ennast siit episoodist siis läbi, sest et mul on
paar krimilugu ja siis on mul üks luupaine, mille ma jätan sinna magusasse boonusosasse. Kuidas boonusosasid kuulda või boonuslugusid kuulda, sellest räägime saate keskel. Aga kõigepealt siis tänud koolile ja tänud Rebecca Põldsamile, meil on siuke seminarisari nagu sugu ajaloos või sood ajaloos ja siis eilsel seminaril ta tutvustas mulle ühte tegelast, kellest ma hakkan siis nüüd natuke rääkima. Tema muidugi akadeemikuna uurib seda soo uurimise või soo ajalugu teise pilgu alt, aga mina sain siit kohe hea krimiloo. Nimelt siis kirjutas Pärnumaa Teataja 31. detsembril 1932, et paar päeva tagasi, neljapäeva õhtul ilmus siis Tallinnas Raekoja all asuvasse Viikmanni Kullasepa ärisse keegi noorsandina riietatud isik. Ja tema esitas siis kviitungi Hugo Sammi nimel, et talle antaks välja üks kultuur, mille see härra Samm sinna siis parandusele oli viinud. Aga ärisse oli juba ette teatatud, et härra Samm, kes kusjuures, kui te soovite teada, elas siis tookord Klaasingi uulits number 13, et Sammi kviitung olevat kaduma läinud ja seetõttu siis noorhärrale seda kultuuri välja ei antud. Aga muidugi hakati talt uurima seletust, et kus siis pärit see kviitung ja peeti ta kinni ja kutsuti kohale politseinik, et siis täpsemalt kogu seda asja seletada. Ja siis politseinik toimetas siis selle kahtlase isiku jaoskonda ja siis suureks üllatuseks selgus, et mehe riietal polegi meesterahvas, vaid koguni neiu, kes kannab siis nime Zinaida Vahk. Ja elukoht oli ka siis välja toodud Uus-Kalamaja uulits number 7/8. Nii et kui keegi seal, Uus-Kalamaja tänav on minu meelest täitsa veel alles, et kui keegi seal elab, siis te teate, et te elate endise Zinaida korteris. Ja oli siis märgitud, et mehe ülikond istus tal seljas kõigiti hästi, välimuselt andis ehtsa grade kuju välja, siis nagu Tallinnas see nimetus nüüd moodi läinud, kirjutas siis ajaleht, ja et ka siis hääle järele polevat teda esialgu keegi naisterahvaks arvanud, suitsetas paberossi ja kõneles täismehe häälel. Ja suhteliselt juhuslikult tuli see pettus siis jaoskonnas ilmsiks ja siis märgiti, et Zinaida Vahk on siis varemgi liikunud mehe riietuses ringi ja pannud toime mõningaid kelmusi ja jaoskonnas ta siis seletas, et kultuuri kviitungi sai tema kellegi tundmatu käest, kes käskis siis tal minna ja see kultuur välja võtta. Et ilmselt siis ikkagi see Samm kaotaski oma kviitungi ja keegi oli selle siis leidnud ja võib-olla isegi seesama Zinaida leidis selle, aga igal juhul tahtis siis kas siis Vahki abielu või siis Vahk ise tahtis seda uuri siis endale saada. Sel hetkel oli ta siis 21-aastane. Aga nagu mainitud, selles artiklis oli ta siis varemgi kelmustega silma jäänud politseile ja näiteks siis 4 aastat varem kirjutas Järva Teataja oktoobri lõpus, et Tallinnas tabati 3 Tartu varast ja üks neist elas siis siin suisa võõra isikutunnistusega. Ja et lugu oli siis niimoodi, et 27. oktoobril võtsid Tallinna kriminaalpolitseinikud vahi alla 3 Tartu varast, kes siis olid ajakirjanduse väitel sõitnudki siia vargusi toime panema. Aga üks oli neist siis aga üllatuslikult poisse riietas naisterahvas ja siis seesama Zinaida Vahk, kes siis toona tegutses pealinnas Harri Stambergi nime all. Ja sõbraks oli ta Varga poiss Hugo Raba ja kui väiksed arvutustehted teha ja seda mainiti siis ka selles artiklis, et Zinaida oli toona siis vaid 17-aastane, aga Hugo oli 32. Aga koos nad panid siis Tallinnas toime mitmesuguseid petmisi ja riisusid Koplis näiteks ühe mehe paljaks ja vahi alla võetud Zinaida oli siis Tallinnas või naisterahvas, nagu seal öeldi, oli Tallinnas kogu aeg liikunud poisse riietes. Tabamisel kandis ta siis rohekat Frenchi ja halle pikki pükse. Peas oli sonimüts, juuksed oli ta endale ära lõiganud, nii et väga raske oli üldse aru saada, et ta sünnisoo järgi siis naisterahvas oli. Ja 3. siis Tartu varas oli toona 18-aastane Martin Plaksi või Plaks äkki. Elas siis, tema oli siis see, kes võõra isikutunnistusega elas, mille ta oli siis Tartust varastanud ja tabati siis võõraste majas nimega Rooma.
kuhu ta numbritubadesse oli siis Vargile läinud. Kas nad olid omavahel sõbrad, raske öelda. Noh, see Hugo ja Harry, ma kasutan seda nime, sest et ilmselgelt siin eelistas, et teda kutsutakse Harriks ja tahaks ikkagi olla lugupidav ka tagantjärele. Ilmselgelt toona sellised asjad olid väga skandaalsed, aga noh, see siin ma ei hakka liiga sügavalt akadeemiasse või feminismi või kõike sellesse minema, aga lihtsalt ilmselgelt on meil eksisteerinud transinimesed kogu aeg ja siin Aidas tegelikult on hästi palju toonases ajakirjanduses juttu, aga ma piirdusin siin praegu ainult siis nende kahe huvitava väikse kelmusega, millega ta silma paistis, et tal oli näiteks oma armuke, üks naisterahvas, kellega sageli nähti neid tänavate peal ja Rebecca Põldsam tõi oma loengus välja ka muidugi igasugused muud eetilised teemad, et kui toona oli väga lihtne, kui kõik aadressid ja nimed välja toodi kokku viia ja et kui keeruline tegelikult võis sellel inimesel üldse elu olla, on ju, et ta oligi pärit vist kuskilt Setomaa kandist ja Tartust ja siis, kui ta Tartust Tallinna tuli, siis jäi siia elama. Aga ma ei jõudnud vaadata, mis temast sai. Nii et see oli siis minu esimene Zinaida, ma ütlen niimoodi vihjeks. Mina kohe lammutan selle uudise välja, et kuna teie kallid Patreonid ja YouTube'i memberid ei valinud oma lemmikteemaks nurjatuid naisi, siis meie valisime. No ilmselgelt ma ei taha viidata, et transmees oleks nurjatu naine. Ei no jaa. Aga jah, selles mõttes, et Jaa. läheb sinna. Mahub sinna piiridesse, sinna saate piiridesse. Nii, aga minu lugu tuleb Suurbritanniast ja juhtus see ammu aega tagasi. Ammu aega tagasi? Väga ammu. Ja seal oli siis selline tegelane nagu Edith Graydon, kes siis sündis keskklassi peresse jõulude ajal ja tema siis abiellus. Palju õnne, I guess. Ja. Aga enne seda oli tema siukene tõsine päikesekiire, alati heas tujus ja nõtke, naerune ja tantsis ja näitles ja oli oma klassis siis parim õpilane ja arvutas hästi ja ta läks siis noorena valmis rõivavabriku müügiosakonda tööle. Ja tänu teravale mõistusele ja oma šarmikusele tegi ta väga kiiret karjääri ja siis vahetas töökohta tuntuma firma vastu ja tõusis seal kohe hopsti sisseostu direktoriks, kelle kohustuste hulka siis oli muuseas ka pandud selline asi nagu, et ta pidi pidevalt reisima Pariisi. Imeline. On ju, dream job. Ja pärast 6 aastat kestnud kihlust abiellub siis Edith 1916. aastal sellise tüübiga nagu Percy Thompson. Ja 6 aastat viitsisid kilatud olla, okei. No natukene. Ja sa 6 aastat jumala okei kihlatud olla, by the way. No lihtsalt selles mõttes, et jah, mina olen see, kes kui ma olin veel sariabiellu ja siis et kui käsi ära paluti, siis me hakkasime pulmi ikkagi organiseerima nagu. Kaua me seda sülti keda või? Et mis sa niisama siis küsid, et ega siis ikka selleks, et abielluda ju. Tõsi. Ja ühesõnaga nemad siis abiellusid ja nad kolisid siis moodsasse linnaosasse ja lõid seal väga elegantse kodu endale. Ja aastal 1920 kohtab Edith siis oma noorema venna kooliaegset sõpra, vaevu 18-aastaseks saanud Frederick Bywatersit.
ja tema siis, see Frederik oli just asunud tööle merekaubandusse ja reisinud üle kogu maailma. Ja ta oli selline, noh, kui sa oled palju reisinud, siis sul on palju ägedaid lugusid, mida rääkida. Ja Edithile see kohutavalt meeldis, nagu väga meeldis. Ja noormees tundus siis Editi jaoks siukene nagu siuke ideaalne, romantiline, siuke nunnu, eks ju. Ja enda abikaasa hakkas tunduma siukene, noh, mühakas. Lihtsalt nii muuseas. Sellepärast, et noh, nagu võib juhtuda mõnikord siis aastate jooksul, Percy tead ei kuulanud enam võib-olla nii hästi oma abikaasat ja ei teinud tema soovidest nii väga välja ja ühesõnaga oli Editil äärmiselt hea meel, et ta Frederikuga kohtus. Ja kui perekond Thompsonid siis otsustasid, et nemad lähevad White'i saarele suvitama, siis tegi Edith ettepaneku, et aga kuule, võtame Frederiki kaasa sinna. Mis on mitte kõige parem otsus vist üldse maailmas. No jah, ütleme, et on paremaid otsuseid tehtud elus. Ja kohe pärale jõudes algas siis Edithi ja Frederiki vahel siukene tõsine suhe. Percy ei saanud midagi aru, aga mida ta tähele pani, oli see, et naise tunded tema vastu on kuidagi natukene lahtunud. Ja alles kuu aja pärast avas puhas juhus selle härra Percy silmad. Ja tema ainus reaktsioon selle peale oli oma naist peksta. No, fantastiline. Ja selle käigus siis Edith ajas kukkudes ümber laua ja tooli näiteks. Frederik nägi seda pealt ja siis sööstis oma armsamale appi ja Percy viskas selle peale siis Frederiku oma majast välja. Septembris 1921 läks siis Frederik aastaks merele jälle. Thompsonite majas läks elu edasi, niimoodi nagu ta seal oli läinud. Aga mida Percy ei tea, on see, et tema abikaasa kirjutab endiselt Frederikule iga päev pikki kirjakesi. Täpselt aasta hiljem jõuab siis Frederik tagasi Inglismaale ja Edith tormab temaga kohe kohtuma, sest et nagu, come on, kaua oodatud, tuli tagasi, kõik on nagu kuum. Ja 3. oktoobri õhtul tulevad siis Thompsonid teatrist koju. Korraga hüppab põõsastest välja üks noaga mees ja ründab Percyt. Ja Edith püüab neid lahutada ja ümbruskonna elanikud tunnistavad siis hiljem, et kuulsid saatuslikul õhtul naise karjeid. Ära tee, ära tee. Kallaletungija sai aga võitu sellest olukorrast ja lõi noa Percy südamesse ja põgenes. Ja Percy suri enne, kui siis pisarast nõretav Edith suudab abi kutsuda. Politsei siis tabas samal ööl pargis sihitult hulkuva verise kuuega mehe. Ülekuulamisel kinnitas Edith siis, et mõrtsukas oli talle tundmatu. Politsei kasutas kavalust, valetas siis naisele, et Frederik juba ütles, et tema oli selle asja taga. Mille peale siis Edith pihib, et jah, tema abikaasat ründas tõepoolest Frederik ja et neil on olnud Frederikuga mõnda aega suhe. Klassikaline taktika. On ju. Ja selle peale siis Edith arreteeritakse, aga ta siis eitas, et ta midagi sellest mõrvaplaanist oleks teadnud või oleks selles nagu mingit rolli mänginud. Läbi otsimistel leiti siis Frederiki elukohast 60 Edithi saadetud kirja. Ja naine siis kinnitas aasta jooksul oma armastust seal nendes kirjades, aga ta ei rääkinud siis ainult tunnetest, vaid siis näiteks teatas, et ta segaks hea meelega abikaasa pudru sisse klaasipuru. Teises kirjas kirjutas ta, et ta tahaks oma mehe ära mürgitada. Ja veel lisaks siis mitmes kirjas rääkis sellest, kuidas ta tahab Percyst väga lahti saada. Kaudsed tõendid. Aga jah, nende kaudsete tõendite alusel ja eelkõige nende kirjade alusel siis süüdistatigi ka Edith Thompsonit mõrvas ja ei olnudki nagu ühtegi muud tõendit peale nende kirjade, selles mõttes need olidki ainsad.
Ja kohus algas siis detsembris. Frederik võttis kogu süü endale. Ta kinnitas palju kordi, et Editil polnud tapmiskavatsusest üldse aimu. Lisaks ei olnud naisel mingit plaani abikaasat kõrvaldada ja lihtsalt need jutud, mis seal kirjades olid lihtsalt quote romaanidest loetud juhtumite kordamine. Et noh, liiga elav fantaasia, aga tema ei oleks kunagi oma mehele halba teinud. Ja naine püüdis omalt poolt siis seda Frederiki aidata, aga tema valed siis jäid ristküsitluse käigus kohe silma kõigile ja oli aru saada, et ajab mingit vahtu suust välja lihtsalt. Okei. Ja hiljem siis 5 päeva hiljem teeb kohus otsuse. Frederik ja Edith Thompson mõistetakse mõlemad siis Percy Thompsoni mõrva eest poomissurma. Otsust kuuldes langes Edith hüsteeriasse ja Frederik hüüdis kohtusaalist lahkudes veel viimase asjana, et see naine on täiesti süütu. Protsessi ajal siis oli sihuke nüüd on rahvasõna aeg, et ülejäänud rahvas oli nagu nende paarikese vastu hästi, onju. Aga pärast seda, kui see otsus nagu välja kuulutati, siis asi pöördus nagu 180 kraadi. Et siis olid kõik järsku selle paarikese poolt. No, Ja tundub natuke sihuke, ma ei tea, poomissurm mõlemale vägivaldse mehe tapmise eest nagu. I know. Igal juhul see asi läks nii kaugele, et kohus sai üle 1 miljoni allkirjaga petitsiooni, milles siis Inglismaa kodanikud palusid paari ellu jätta. Viidati ka sellele, et riigis polnud alates 1907. aastast enam ühtegi naist hukatud. Ja riigisekretär lükkas tagasi nii armuandmispalve kui ka siis Frederiki esitatud petitsiooni, milles mees veel kord kinnitas, et naine oli täiesti süütu. Ja 11. jaanuar 1923 hukkamise päev. Edith langes täiesti kokku, keeldus toidust, nuttis, oigas ja tema kongist kostvad karjad panid siis valvurid seal koridorides nagu üsna murelikku olukorda ja küüsi närima. Ja ta oli sellel päeval nagu nii halvas seisus, et talle tehti mingit sorti süst, et teda oleks üldse võimalik viia sinna kohta, kus neid siis karistama hakati. Jep. Ja seal võtsid siis meesvalvurid hukatava üle. Kell 9 hommikul viidi otsus täide ja samal kellaajal poodi siis meestevanglas Frederik. Ja mõlemad maeti oma vangla territooriumitele nimetutesse haudadesse, aga Edithi perekond palus tütre keha nagu välja anda, et nad saaksid selle enda pereplatsile matta. Ja saate aru, 2018 aastal Lõpuks sai selle naise keha siis sealt välja kaevatud ja oma pere juurde maetud. 2018 ja need sündmused olid 1923. Lihtsalt haige, milline see süsteem meil on vahepeal. On täiesti haige. Täiesti haige, aga tead, mis ei ole täiesti haige? Meie YouTube'i membersid ja meie armsad Patreoni pallid. Just, meie YouTube'i liikmed ja Patreoni pallid. Teie olete imelised ja teie saate kuulata ka oma valitud kanalites boonuslugusid. Igaks juhuks tuletan meelde, et Patreonis saab nädal aega tasuta katsetada ja on kuskil seal on olemas ka täiesti põhjalik kirjeldus, kuidas Spotify'ga siduda Patreonis voog, nii et see tuleks teile niimoodi, kui te näiteks Spotify'st eelistate kuulata seda sisu. Ja siis tuleb see täisversioon ja saategi saated varem kätte, tondijahid varem kätte, saate materjalid, saate hääletada. Igast huvitavat kraami on seal ja kõik ei ole mitte üldse maksumüüri taga, vaid ka meie uudised alati lähevad sinna esimesena. Ja meil on varsti uudiseid, aga me ei ütle, mis uudiseid.
jah, sa ütlesid seda nii, et isegi mina ei tea, mida sa mõtled praegu. No Aga, see oligi eesmärk. aga teeme siis nõnda, et ja kas meil on loos ka praegu käimas veel või? Või Loos käib kuni laupäevani, jah. nii, et minge vaadake meie sotsiaalmeediakanalitesse ja niikaua kui mina nuuskan, siis Instagrami Heidi saab Youtube'i ette lugeda. ja Youtube'is on meil sellised toredad fännid ennast ritta seadnud nagu Kaljukits, Ekle, Dark Powerful, Liisi, Kertu, Marek, Marge, Eveliine, Õnneli, Kati, Saša, Maarja, Martin, Pirjo ja Keidi. Suur-suur aitäh teile ja aitäh ka, issand, mul olin unustanud ette panna, sorry. Aitäh ka meie Patreonidele. Ja nüüd laadis ära ja kes siis selles mängus on esimest korda, siis teadke, et te saate oma nime ka muuta. Ja paljud seda teist juba teevad. Ja meil on kohustus kõik nimed ette lugeda. Ja minu kallimale meeldib siin minuga alati naltsi visata. Ma ei tea, mis nime ta selle korral on pannud. Vaatame siis. Aitäh külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Mummi, Volkergeist, Keit, Anne-Mai ja taki, tsirkle ka. Siis on see südame emoji või see, ma ei oska emojisid kirjeldada. Musi on Musi see. emoji ja siis kiusad või küsimärk, hüümärk, ei, armastan 3 hüümärki ja siis musi. Igal juhul meie pärast, selles mõttes, et noh, vaata seda kirjutatakse jah, nagu tsirkle ka, aga seda hääldatakse Statoil. Jah, stat. Või stat, jah. Aga Daniel ei saa sellest aru nagu. Ma arvan, meil on tagumine aeg selle statiga rääkida. Ja, aga aitäh ka kõikide sõpradele, kelleks on Pillerin, Hufflepuff, Bentley X ja Evil Devil ja seal lõpus on ka veel see sarvikumärk ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Krekiga, issand sült, kusjuures võid ise valida, kas on issand või isand, sest et üks S-idest on sulgudes. Aitäh Kerli, aitäh Merle, Shirley, Malle, Ketrini, Krekiga, Kadi, Oliver, Krista, Viirestus, Väike Päike, Krets, Valgesiil, Elin, Helina, Kummitus, Kõrvits, sulgudes, Taki, see sõna on kõrvits, sulud lähevad kinni. Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, nimi muudetud, juhuu, nõia emoji ja naeru emoji. Ja ma jätan siis edasi sulle lugeda. Ja aitäh Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, aga kirjaniku nimega Avian W. Stork, Vektivuks, kellel on jube külm, Helen ja onu Vello, Karena, kolmjalgne viinastunud kratt, Gretu, Diana from the moon, Kelly, Bell, Kraitu, oh my god, Käti, Dnipropetrovski, Babuška, ma pean harjutama hakkama seda ja nime. sul saab see ükskord selgeks. Ja Katariina, Heili, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Anja Kõlkustiku, Alpinist, Torit, Kristlin, Karin, Tobet, Tobuke. 3-jalgne viinastunud kratt. This is how I feel, nagu iga hommiku ma pean kell 6 ärkama too. Ma usun. Aga aitäh teile kõigile ja ärge unustage meie fännikaubapoodi www.kikimoorid.ee ja kirju saate saata kikimoorid@gmail.com. Just. Ja kuna ma ütlesin, et see oli vaid esimene 2 Sinaidast, siis me nüüd jõuame järgmise Sinaidani, kelle oligi kohe siuke pealkiri ajalehes, issand, mis ajalehes see on, Sakala, Vallatu Siina vembud. Niisiis, me räägime nüüd Sinaida Pikravist, kes teenis siis tüdrukuna Aleksander Räätsi talus. Ja Sakala siis vahendab meile seda lugu 25. augustist 1931.
ja vahetevahel siis olevat sõbrustanud ta samas talus teeniva noore sulase poisiga, aga siis samal ajal armastas ta ka silma visata peremehele. Ja siis on väga armsasti öeldud, keegi ei võinud seda pahaks panna noore inimese juures. ei, miks Väga peaks? tore, väga, Tõesti. see on harukordne tolerantsus selle aja kohta. Aga ühel Simmonil tutvunes siis Sinaida naabritalus ehitustöödel viibiva Andres Rüüteliga. Niisugune noor sihvakas ehitustööline on ju, pani siis Sinaida vere kiiremini voolama ja kadus sõprus sulase poisiga ja sai ka peremees jäi kuivale. Ja igal vabal momendil siis Sinaida viibis koos Rüüteliga, aga jällegi peaaegu kõik on tsitaatega ja tsiteerin sedagi, kuna viimasel puudus hoolitsev käsi, püüdis Sinaida koos selle aset täita. Ta korraldas Andrese pesu, pressis pükse ja andis kasutada ka peremehe habemenuga. Lõpuks kinkis ta siis oma südamesõbrale veel hõbeuuri. Aga peremehele see uus tekkinud olukord väga ei meeldinud ja ta hakkas siis vastusuuna tegutsema. Ühel ilusal päeval oli siis aga see vallatu Siina kadunud ja siis leidis peremees, et koos temaga olid haihtunud ka mõned esemed, mis seni siis tema arvas, et kuulusid temale. Näiteks hõbeuur ja siis habemajamise nuga. ta oli lihtsalt valesti aru saanud asjadest ilmselgelt. Tema kahtlustas siis varguses seda Sinaida Pitrovit ja hiljem siis nägi ta Rüüteli käes oma hõbeuuri ja tema ütles, et ta ka Siina kinkis ja peremees oli kindel, nii selge vargus. Aga kohtus Sinaida ei tunnistanud ennast süüdlaseks. Tema ütles, et tema sai peremehelt kingituseks selle hõbeuuri. See oli siis, kui meil veel sõbralikum vahekord oli. Ja kui Rüütel silmapiirile ilmus, siis vahekorda lõhenes ja siis nüüd peremees teda süüdistab varastamises ainult sellepärast, et ta peremehe maha jättis. Ja tema ise kinkis selle uuri Rüütelile edasi. Aga habemajamise noast ei teadnud tema üldse midagi, et vahel, kui sõbral olnud lõug liiga karvane, võtnud ta noa ja andnud kasutamiseks Rüütelile, kuid pärast kasutamist pannud selle jälle tagasi. no loomulikult. Aga kuna peremees ei suutnudki siis oma süüdistusfaktidega tõendada, siis rahukohtunik otsustas Sinaida, kumb ta siis oli, ma ei saanudki sellest tekstist hästi aru, kas see Pikrov või Pitrov, kohtulikult õigeks mõista ja siis lõpulause. Naerdes lahkub Siina kohtulaua eest, näidates peremehele veel pikka nina ja sõnades, mis sa nüüd sest said? Kuidas seda pikka nina näidati? Nii jah. niimoodi ja. No vot, selline armas Siina siis meil. ma mõtlen, mis ma teen, kas ma teen kummituse äkki siia ja jätan väikse mõrvaka boonusesse. Tee kummitus siia, sest mul on päris pikk see Rubanile lugu. Okei. Võib-olla lühike mõrvakas. Okei, cool. Leidsin selle loo siis Redditist kirja pandud 3 aastat tagasi ja läheb meil siia teemasse kinda. Mu eks ja mina läksime mitme aasta eest lahku, sest tundus, et olime teineteisest liiga kaugeks jäänud ja meie suhe ei toiminud enam hästi. Tegin suhtele lõppu heade kavatsustega ja ütlesin seda ka talle, kuid tema võttis seda kuidagi veidralt. Ta suri mõni kuu hiljem. Ju! Tähendab, see kõlas võib-olla natuke valesti, aga lihtsalt nagu appi kajastus, ma kujutan ette, kui kohutavad süümepiinad võisid olla kuidagi. Surma põhjust ei ole siiani teada. See on nagu eriti veider minu meelest, et isegi nagu endine boyfriend ei tea, kuidas. Aga igatahes usun ma, et ta lõpetas oma elu ise meie lahkumineku tõttu. Ja nüüd on ta tagasi. Vihase, kättemaksuhimulise vaimuna. Ei. Võtta, see oli nüüd, me räägime meesterahvast või? Ja. No selles mõttes jah, et mehed teeksid ükskõik mida, et mitte minna teraapiasse, on siin see lause, mida tuleb öelda. Kas või nagu lõpetavad oma elu ja hakkavad kummitama oma eksi. Ei, naine kummitab. Mehe story on. Okei, siis naised. Siin ma ei ütle midagi. Just. Nii, kummitamine algas esialgu selliste mänguliste vempudena.
sellised asjad nagu väike laps võiks teha. Asjad kadusid või olid lihtsalt teise kohta tõstetud. Aga sealt edasi läks olukord palju hullemaks. Kui ma paar nädalat tagasi koju jõudsin, oli kogu mu köök segi paisatud. Kõik toit oli põrandale laiali visatud, prügikast ümber lükatud, külmkapp ja kapid pärani lahti, üks kapp peaaegu hingedelt maas ja tuli ei läinud ka põlema. Kontrollisin kõik maja uksed ja aknad üle. Need olid lukus ja ei paistnud, et keegi oleks neid puutunud. Kutsusin samal õhtul politsei ning nad soovitasid paigaldada turvakaamerad. Ma tegingi seda, kuid kaameratesse ei jäänud kordagi kedagi, kes ei oleks tohtinud mu majas olla. Ometi jätkusid need pahandused. 2 või 3 ööd tagasi nägin õudusunenägu, kus mu eks istus mu diivanil. Kui ma talle lähenesin, kukkus ta pea otsast ära. Mõni sekund enne ärkamist kordus mu peas tema hääl, mis kordas üha uuesti. Ma armastan sind endiselt. Ma peaaegu mitte kunagi ei mõtle tema peale ja olen nüüd koos teise tüdrukuga. Seega tuli see unenägu täiesti ootamatult. Täna tundsin, kuidas mingi jõud lükkas mind trepist alla ja kui püüdsin uuesti püsti tõusta, lükkas see mind uuesti jõuliselt. Siis tõmbasin piiri, lahkusin sellest majast, läksin sõbra juurde ja nüüd olen siin otsimas nõu, mida ma peaksin edasi tegema. Ja ma panin ühe kommentaariga siia kirja, see on lühike, aga see on nii priceless. I love it. Okei. Nii, quote. Ma peaaegu kunagi ei mõtle tema peale. Jah, ma kummitaksin sind ka. See võiks meile särgile minna. Täpselt. Suurepärane, aga siis praegu me jätame siinkohal teatud seltskonnaga hüvasti, aga sest Patreonid ja YouTube'i liikmed saavad nautida ühte toredat pikka luupaine lugu siit samast Eestist. Ja ühte mõrvakat ka. Ja ühte mõrvakat ka ja Spotify's kuulates te saate juba väikse amsaka ette ka teada, millest juttu tuleb. Aga aitäh, et te meil olemas olete. Me hindame iga ühte teist väga-väga-väga. Ja kui teil on elus keegi, kes veel ei tea Kikimoor, aga kellele võiks meeldida sellist tüüpi lood viisil, nagu meie neid jutustame, siis öelge neile edasi. Või lihtsalt kuulake Ilusalong. Kõik tervitused Ilusalongidesse ka, kus meid kuulatakse. See on ju see koht, kus millegi pärast väga palju kuulavad meid. Ja jõusaali saadame ka tervitused, sellepärast, et ma tean seal juba nii mõndagi, kes jooksulindi peal näiteks kuulab meid. Super. Nii et tervitused kõikjale, kus te meid kuulate autoroolis, kodudes, enne und, küsimärk. Mul on alusanud, päris paljud teevad seda. Teki all koristades, nõusid pestes, süüa tehes. Igal juhul me oleme nii super tänulikud. Ja ärge siis unustage, et kikimõrded@gmail.com ja seal toimetab meil Mustlesk Mari-Liis, kes nüüd, kui ma selle niimoodi ütlesin, siis võib-olla seda reklaami siia lõppu uuesti üle korrata. Ta tegelikult on hästi armas inimene, kes armastab loomi ja võib tulla teile koju loomi hoidma, kui te reisile lähete. Andke kõik loomad mustale sagad. Mari.muri.lemmikloomad Instagramis ja Marimuri Facebookis ja ka koduleht on sama nimega ja -20 Kikimoorid loomad. Või kui ütlete lihtsalt, et kuulsite meie käest. Ja pigem siis Tartus ja Tartumaal, aga ma olen aru saanud, et ta on avatud ka kokkulepetele muudes Eesti paikades. Igal juhul tšau siis praegu ja oodake siis üllatusi, meil varsti neid tulemas, ma sain aru. Ja seniks püsige kõhedad.